Eelmises videos vaatasime, millal sinu tegutsemishetkes katkes. Nüüd vaatame, mis sellest tegutsemishetkes juhtus. Ühe tegutsemishetke sees on korraga 3 osa. Selleks on mõte, tunne ja tegevus. Sa oled tõenäoliselt kuulnud, et mõte loob tunde ja tunne mõjutab tegevust, kuid võib-olla pole see teadmine sind eriti aidanud. Aga teeme sellest praktilise tööriista. Ja see teadmine muutub kasutatavaks siis, kui sa oskad näha neid 3 osa oma päris tegutsemishetkes. Võtame selle sama aruande näite. Ehk sa andsid endale pühapäeva õhtul lubaduse, esmaspäeval kell 9 alustan aruande kirjutamist. Nüüd esmaspäeval kell 9 avad sa aruande ja käivitub järgmine tsükkel. Sinu pühapäevane mõte ma teen võib endiselt alles olla, kuid selle kõrvale tekib nüüd uus mõte. Näiteks, ma ei tea, kust alustada. Nüüd, sellel mõttel on potentsiaali luua segadust. Ja segadus on ebamugav tunne. Ja kui sa seda tunned, tahad sa sellest välja. Tundest väljumiseks avad sa automaatselt aruande asemel näiteks e-posti. See ei tähenda, et sa üldse midagi ei teinud, kuid sa valisid teise tegevuse, et eemalduda ebamugavusest, mille see mõte tekitas. Aga pane tähele, et selline baasmuster võib tekkida ka siis, kui sa oled tegelikult tegutseja, kuid mõni oluline tegevus kipub pidevalt kas ajapuuduse või töökorralduse või töökoormuse või muu põhjenduse tõttu tahaplaanile jääma. Seega oluline on näha suurt pilti. Tegutsemishetkes oli üks tegevustsükkel ja kusagil selle sees liikus sinu tegevus teise suunda kui see, mida sa olid valinud. Ja seda kohta tegutsemishetke sees nimetan ma katkestuskohaks. See on väike mikro- või millisekundiline hetk, kus sa otsustad, kas tegevus saab tehtud või mitte. Mõnikord võid sa seda valikut märgata, kuid sageli toimub see automaatselt. Enamik meist siis proovib seda olukorda lahendada nii, ehk me anname endale uue käsu. Ma pean selle aruande täna ära tegema, ma pean selle täna valmis saama. Ehk me survestame end ükskõik mis meetodiga, et töö saaks tehtud. Ja see võib töötada. Sa võid ennast sellel korral ka liikuma sundida ja aruande ära teha, kuid kui tegevust takistav põhjus jääb märkamata, pead sa järgmisest sarnasest tegutsemishetkes ennast taas tahtejõudu kasutades liikuma sundima. See ei ole veel oma tegevuse juhtimine. See on ühe tegutsemishetke lahendamine jõuga. Oma tegevuse juhtimine algab sellest, et mõte, tunne ja tegevus muutuvad sulle nähtavaks. Siis saad sa näha seda kohta, kus täpselt sinu tegevus katkeb ning seda põhjust ka muuta. Mine nüüd tagasi selle tegutsemishetke juurde, mille sa eelmises videos leidsid. Võta üks tegevus, üks hetk. Mis oli see lause, mida sa endale tegutsemishetkel ütlesid? Mida sa tundsid? Mida sa järgmisena tegid? Praegu ei ole sul vaja ühtegi neist osadest muuta. Kõigepealt on vaja neid näha. Selle minikoolituse eesmärk oli aidata sul näha, mis toimub selles tegutsemishetkes, kus tegutsemine päriselt katkeb. Sa ei vaata enam ainult endale antud lubadust ja lõpptulemust. Sa hakkad nägema mõtet, tunnet ja tegevust, mis selle tulemuse lõid. Kui sa soovid täpsemalt teada, kuidas leida tegutsemishetkes üles see täpne katkestuskoht, siis ma olen teinud selleks kursuse tegutsemishetk. Kui sa oled skool.comis mõttekooliga liitunud, saad selle kursuse tasuta. Aitäh, et vaatasid ja liigume nüüd edasi ja tegutseme sunduseta.